Täna räägime aprilliplaanidest. Video alguses teen lühidalt oma märtsi kokkuvõtte, kuna mul õnnestus märtsi kokkuvõtte video ilusti ära kustutada. Uuesti ma seda filmima ei jõudnud hakata ja mõtlesin, et lükkangi 2 videot seekord kokku. Väga lühidalt märtsist. Märtsis ma lugesin 9 raamatut. Nad kõik olid inglisekeelsed. Peaksid olema praegu teie ees ekraanil. Kõik 9 tükki. Mulle nad kõik väga meeldisid. Mõtlesin valida välja oma lemmiku, aga kui hakkasin oma loetud raamatute nimekirja üle vaatama, siis sain aru, et kõik need raamatud olid väga head. Ja mul pole vajadust hakata lemmikut nimetama. Nii palju siis märtsist, hästi kiiresti ja lühidalt. Ja lähme aprilli juurde. Aprillis on teatud plaanid lugemisele. Nagu ikka osalen ulmeväljakutses, 12 ukse väljakutses ja Jaapani kirjanduse väljakutses. Samuti loen Tartu Linna Raamatukogu noortekohviku raamatut ja teen koos lugemist Dianaga. Nii et aprill on üsna sisustatud. Aga nüüd siis järgimööda kõigest. Alustame ulmeväljakutsest. Seekord ulmeväljakutsed teemadeks on kosmoselend kui selline üldisem teema. Välismaa autoriks on Jules Verne ja Eesti autoriks Siim Veskimees. Mina nagu ka eelmine kuu valisin üldise teema, kosmoselend, ja sellesse teemasse sobib raamat To be Thought If Fortunate, autoriks Becky Chambers. Ma ei hakka ütlema, kas ta mul juba praeguseks on läbi loetud või mitte, aga see raamat läheb siis ulmeväljakutsesse. Edasi tuleb 12 ukse väljakutse, mis on see kuu natukene keerulisem. Vähemalt mulle esmapilgul tundub, ma ei ole veel seda lugema hakanud praeguseks hetkeks. Seal on teemaks lugeda raamatut, kas siis luulekogu või esseekogu või novellikogu, kus on rohkem kui 5 siis luuletust, novelli, esseed ja nende pealkirjadest panna kokku enam-vähem sama asi, mis on raamatusälja luule, ehk siis pealkirjad ära kasutada ühe luuletuse tegemiseks. Oma sõnu võib juurde panna, nii palju kui soovi on, aga kõik pealkirjad tuleb ära kasutada. Mina vaatasin kodus, mõtlesin alguses, et teen eesti keeles, aga siis vaatasin, et või katsetan inglise keeles, ma pole kunagi inglise keeles luuletanud, aga selline krimi ja surma käsitlevate lugude kogumik nagu Life is short and then you die, inglise keeles taaskord. Siin on siis noortele suunatud sellised väikesed surma ja esmakordsete kokkupuudetega seotud lood. Ma nüüd ajasin väga segast põhimõtteliselt lood, kus noored puutuvad esimest korda kokku surmaga, mis ei ole loomulik, vaid on kuidagi moodi millegi põhjustatud. Aga jah, selline raamat. Kunagi ostsin ta, sest see pealkiri mulle väga meeldis ja nii ta jäi. Edasi, Jaapani kirjanduse väljakutse. See kuu ma mangaga välja ei vea. Peaaegu oleksin, ma korraks isegi mõtlesin lugeda Rurouni Kenshin'i. Mul on neid 4 volli olemas. Aga siis vaatasin Estri kataloogis natukene ringi ja leidsin sellise asja nagu Samurai Castles, kuna mulle samuraid ja lossid täitsa meeldivad ja siit saab päris palju teada ka lisaks losside ajaloole ka Jaapani sellise sõjanduse ja sõdulahinguid puudutava ajaloo kohta, siis see raamat on praegu lugemisel. Mul on ta natukene üle poole loetud. Väga palju pilte, teksti mitte nii palju, aga ikkagi väga informatiivne raamatuke, mis läheb siis Jaapani ajaloo alla. Ma vist ei maininud, seekord Jaapani kirjanduse teemaks on raamat Jaapani ajaloost. Ehk siis seepärast see tuligi sinna. Edasi, Tartu Linna Raamatukogu noortekohvik. Toimub see kuu samuti, eelviimane kord see aasta. Taaskord toimub interneti teel, Google Meetis.
ja mind tabas selline nostalgia laine märtsis ja ma mõtlesin, et võiks lugeda midagi head ja toredat, kus oleks vähem draamat ja mõrvamisi, kuna ma olen nüüd suutnud 2 raamatut järjest lugeda noorte krimi, siis mõtlesin, et võiks olla midagi mõnusamat. Ja nagu ütlesin, nostalgilist otsustasin suht ainuisikuliselt, et aprillis loeme Mekkeboti Printsessi päevikuid, eks ta natukene lagunenud ole, aga kooliajast mäletan, et mulle need raamatud täitsa meeldisid ja tahaks näha, mida tänapäeva noored nendest asjadest veel arvavad. Pealegi see on üks eesti keeles välja antud sari, mis on peaaegu täies mahus välja antud, välja arvatud siis viimane raamat, aga see viimane ilmus ka natukese suurema vaega pärast 10. raamatut, ehk siis ma väga ei pahanda selle üle, et 11. raamatut eesti keeles ei ole. 10 raamatut on täitsa piisavalt, aga ma siis alustan esimesest raamatust. Siis Dianaga koos lugemine, buddy reading. Me oleme pikalt arutanud, et võiks midagi koos ühel ajal lugeda ja kogu aeg on see kuidagi edasi lükatud, sest et me oleme mõlemad väga suured lugejad. Loeme palju, meil on väga palju võetud raamatukogust mõlemal. Raamatukogu raamatutel teatavasti tulevad tähtajad ja järjekorrad ja seetõttu me ei ole kuidagi jõudnud. Aga nüüd see kuu mõtlesime, et enam edasi asja ei lükka ja otsustasime tegelikult lausa 2 kuu peale ehk aprilli ja mai peale ära jagada Scott Lynch'i The Lies of Locke Lamora lugemise. Olen seda sarja pikalt tahtnud lugeda. Sügisel sain endale ka raamatu soetatud ja nüüd aprilli keskpaigaks on meil plaan ära lugeda selle raamatu esimene osa. Siin on kokku 4 osa raamatu sees, ehk siis nii palju. Et muidugi kui meeldib, siis keegi ei keela rohkem lugeda, aga mina alles eile alustasin selle lugemist, nii et loodan, et nüüd paari päeva jooksul suudan piisavalt ära lugeda, et esimene raamat saaks põhimõtteliselt selle nädala lõpuks ära lõpetatud. Ja 2 raamatut, mida ma tahaksin aprillis lugeda, mis ei ole nagu otseselt kohustuslikud. Vahepeal on ka teisi raamatuid veel, aga nad on mul juba, kuna praegu on peaaegu aprilli keskpaik, siis mul on teatavasti või eeldatavasti pigem mingid raamatud juba loetud. Ja need 2 on siis sellist, mida ma tahan veel selle kuu sisse ära mahutada, aga need ei ole lõplikud. Ses suhtes, et ma tahan ära mahutada need 2, aga need 2 ei tähenda, et see on kõik, mida ma loen see kuu. Nagu te teate, ma olen üsna üpliku lugemisnimekirjaga, et ma ei tekita endale kindlat lugemisnimekirja, mida ma see kuu loen. Välja arvatud siis need väljakutse teemad ja nii ta läheb. Oota, kus ma pooleli jäin. Igatahes jah, et ja ka tegelikult väljakutsete teemade juures jaanuari puhul vist märkasite, vist oli see jaanuaris. Ma ei tea. Igatahes üks kuu oli see, kui ma kuu alguses ütlesin, et loen neid raamatuid ja kuu lõpus siis teatasin, et tegelikult ma vahetasin need raamatud hoopis mingite muude raamatute vastu. Aga jah. Okay, lõpuks pärast seda pikka ja keerulist mulli, mida ma siin just vadistasin, jõuame nende raamatute juurde. Esiteks ma tahaksin see kuu väga ära jõuda lugeda Haikyuu Vol 16. Seda ma kindlasti jõuan, sest see võtab paar tundi aega ainult. Aga minu poole on tulemas järgmised vollid, mitte küll Vol 17, sest et neid ei ole väga kerge praegu saada. Tundub, et terve maailm tahab Haikyuud lugeda ja seetõttu mul on tulemas mõned edasised vollid, mis ei ole otseselt nagu 17 ja 18, siis neid ma ei saanud. Aga arvatavasti, kuna ma iga päev praktiliselt vaatan Goodreadsi, Book Depository'sse, kas seal on saadaval järgmiseid võlle, siis peaks selle kuu jooksul loodetavasti ka järgmised ära tellitud ikkagi saama. Ja siis viimane asi, mida ma tahaksin selle kuu sisse ära mahutada, on Diego Arboleda ja Raul Sa Cospe uusim asi, mis eesti keeles on ilmunud, korsustatud paberid.
Mulle nende autorite looming seni on väga-väga meeldinud. Ehk siis Lewis Carrolli lugemine keelatud. Oli vist esimene, kui ma õigesti mäletan. Ja teine oli siis Elio kinematograafiline lugu. Ma loodan, ma ütlesin pealkirja õigesti, igatahes mõlema raamatu pildid peaksid olema ekraanilt läbi käinud praeguseks. Aga need on ühed laste autorid, kes mulle pööraselt meeldivad. Ma olen tõesti vaimustatud tegelikult nende raamatutest. Nad on toredad, informatiivsed, ilusate illustratsioonidega. Nii et soovite ja loodetavasti mahub see aprillikuusse ära. Peaks tegelikult kõik need raamatud endale soetama ka, sest et vähemalt Elio suhtes ma olen kindel, et ma tahan seda uuesti üle lugeda, sest see oli väga tore lugemine. Aga jah, see oli minu aprilli selline enam-vähem kindel nimekiri. See, mis juurde tuleb või mis välja jääb aprillist, selle kohta saate siis loodetavasti teada selle kuu lõpus, kui ma loodetavasti ei kustuta ära kogemata oma aprilli kokkuvõtet, nagu ma tegin märtsi omaga. Aga tore teid jälle näha, tore teiega rääkida. Loodame, et peagi näeme uuesti. Nagu näete, minu graafik ei ole veel paika loksunud ja ma olen endiselt vahepeal natukene laisk. Aga ma luban, et ma tulen alati tagasi, ma teen alati videoid edasi, kuigi sinna võib vahele mingisugune veidi suurem paus tekkida. Jah, ütlesin juba, et aitäh, et vaatasite ja kohtume järgmisel korral.